Tere siis ka minu poolt. Taas kord olen Auli ja toon teile siis siia järgmise lodumise, mis on kannaldatud universumi poolt. Ja see on see, mida kaardid räägivad. Ma ütlen veel, ma ei ole nõid, vaid ma edastan teile informatsiooni, mis tuleb universumist läbi kaartide. Kuna kätte on jõudnud jälle täiskuu aeg, siis vaatame täiskuu energiat suhetes, armastuses, töös ja rahas. Ja palun otsige üles, kui te olete huvitatud, ka minu samanimeline Facebooki lehte, kus on hoopis teistsugune. Seal ei ole ühtegi videot, seal ma panen päevakaardid ja üritan panna siis ka vastavalt ajale ka natukene midagi muud. Aga kas see mul õnnestub iga päev ei õnnestu, aga nii see on. Kui te olete sellest huvitatud, seal te peate hakkama ainult jälgijateks. Ja kui te soovite saada raamatupidamisteenust, siis võite ka mulle sellele samale meilile kirjutada, mis on selle video all, ja kui te soovite ka eraladumist. Nii et need olid nüüd Auli reklaamiminutid. Ja läheme siis selle ladumise juurde. Ja siis ongi niimoodi, et nagu ma juba ütlesin, tegu on siis kollektiivse lugemisega ja see siis on nagu mõeldud tervele kollektiivile, mitte eraladumine, see ei ole vastavalt ainult teie energiatele. Kui see resoneerub teiega, võtke see omaks ja kui ei resoneeru, siis jätke see sinna paika ja minge järgmiste videode juurde, mida on siin YouTube'i kanalis kerkib nagu seini peale vihma ja mis on ikka, neid on siin ikka väga palju. Ja nii see siis on. Kätte oleme jõudnud siis sügisesse ja meil on käes oktoobrikuu täiskuu ja need energiad on alati hästi tugevad energiad ja need lähevad siis ka mitte edasi ainult tänasesse ja homsesse, vaid võib mõjutada meid ka siis väga paljudel järgnevatel päevadel, ka võib-olla järgnevatel nädalatel, ka siis, kui kuu on tegelikult juba kahanemises või noores kuus või kus iganes. Vaatame natukene siis neid energiaid siin ja tellige mu lehte siin YouTube'i kanalil. See ei maksa teile mitte midagi ja siis te näete lihtsalt ainult, millal ma olen midagi siia pannud. Ja tänan kõiki, kes mind jälgisid siiamaani, kes hakkavad mu jälgijateks ja maagiline arv 700 saab neid siis varsti kokku siin ja mul on tõesti väga-väga hea meel. Nii, ja vaatame siis, millised on üldised täiskuu oktoober 2025 energiad. Üldised kollektiivile. Sügis on üldse selliste keeruliste energiate aeg ja kui ma panin täna Facebooki lehele oma päevakaardi, siis mul tuli seal ka üks väga keeruline. Ma võtsin täna ainult ühe kaardi ja see tuli ka väga keeruline kaart. Aga nii, et seda keerukust ja üldse sügis on tegelikult selline, nagu loodus valmistab meil puhkama ja lehed ju praegu langevad ja kõik nagu hääbub. Ja ka praegu üldse oktoobrikuus ja selles oktoobrikuu energiat ma tegin eraldi, ma ei puuduta seda, ma puudutan praegu täiskuu sõnumeid ja üldiselt te olete hästi sellises, inimesed on sellises nagu ma ütleksin pigem kahtlevas energias ja kord te olete nagu seal laineharjal oma mõtetega ja kord te olete siis jälle nagu siis seal all ja kogu see aeg on nagu niimoodi, et ja tohutu ülemõtlemine on niimoodi, et see pea ongi siin kätte vahel sõna otseses mõttes ja te näete nagu ainult nagu seda negatiivsust ja selline nagu, et ma seisan paigal ja ma tahan nagu, et ma seisan paigal, et ma olen ainult nägu alaspidi ja siis korraks nagu ma lähen siis õigesse asendisse ja siis ma jälle nagu lähen alla.
ja ongi võib-olla selle täiskuu sõnumi peamine sõnum ongi siin see, et no täielik ülemõtlemine. Näete tonti seal, kus seda tegelikult ei ole. Ja ma saan aru, et iga päev läheb ju järjest lühemaks ja seda pimedat aega ja seda, aga me oleme sündinud siia Põhjamaale ja lihtsalt see on ju alati olnud niimoodi ja see saab ju ka alati läbi. Ja sellises samas on jälle nagu niimoodi, et olete nagu mingis õpipoisi rollis ja sõbrad, kolleegid, töökaaslased on võib-olla selle täiskuu perioodi ja edastiste mõjutuste selliseks nagu võtmesõnaks. Toetuge nendele. Ma räägisin praegu suhetest, need on kolleegid, need on sõbrad, töökaaslased, partnerid töös. See eriti lööb siit niimoodi välja. Aga hakkame nüüd eraldi vaatame, millised energiad on üleval siis armastuses ja suhetes. Kindlasti ka tuleb. Vaatame, mis siit tuleb. Ma ei hakka ennem ette midagi ütlema. Selles suhtes olete te väga meeldivates energiates. Jumal tänatud. Aga noh, jah, et midagi peab tegelikult ikkagi natukene ka olema niimoodi. Oi, minu kolleeg jälle. Kuidas mulle meeldib see kaart? Kuidas mulle meeldib see ülempreest rinna? See kätkeb küll endas selliseid saladusi ja sellist maagilisust ja sellist väga suurt intuitsiooni ja väga suurt tunnetust ja suhete suhtes. Me ei vaadanud siin praegu konkreetset armastust, eks ole. See võib olla ka tööalaselt lastega, vanematega. Olete te tegelikult väga heas energias. Ja kuigi siin on nagu sellist, et te nagu tahate hakata võitlema, aga te ei pea hakkama võitlema. Siin on täpselt ülemõtlemine ja ärge mõelge üle ja ärge asuge kaitsepositsioonile. Ja mõelge ennem, nagu kui te midagi ütlete, eks ole, või mida iganes. Jääge rahulikult see sau, ärge sööstke seda saua minema, eks ole, ühesõnaga, et nagu kontrollige enda mõtteid. Aga mis saab olla veel parem? Need on tegelikult täiesti ka minu lemmikkaardid, pentaklite kuninganna ja ülempreest rinna. Need on nii kahe jalaga maa peal olevad naised. Palun poisid, keerake ringi, eks ole, kui te vaatate mind. Mehed, mu poisid, mu mehed. Ja see on siis, ja pange ennast siis siia pentaklite kuningaks, kus juures ma ütlen ühe asja, pentaklite kuningas ei ole mitte kunagi vaba inimene. Ta on alati, ta on kas abielus, tavaliselt on ta abielus või on ta suhtes. No see selleks, me räägime praegu pentaklite kuningannast. Ja tegelikult olete te selles suhtes väga heas energias, et te teate tegelikult kõigele vaatamata, et teie pea valutab sellest ülevõtlemisest ja kõigest. Olete te väga... Te teate, mida te saate ja teil on nagu paigas oma soovid ja oma tahtmised ja oma teadmised. Aga natukene jah, et mõtlete siin üle ja olete valvas seal, kus te tegelikult ei peaks olema. Et tehke endale nagu kõigepealt see selgeks, et kas te peate ikka nagu tõusma sinna tagajalgadele ja seadma need sauad sinna enda ette ja hoian käes ja sööstan siis. Iga kord ei pea. Vaatame nüüd armastussuhet. Millised energiad on üleval siin täiskuu ajal ja ka natukene sealt edasi lähiajal. Armastuses. Nojah, muidugi. Oma suhetes te jälle nagu võitlete. Kord olete te nagu positiivselt mõtlete, siis panete endale jälle nagu need. See on väga sarnane kaart selle pooduga.
nii ja siis olete nii ja siis olete jälle teistpidi ühesõnaga. Ja tundub, et selles suhete vallas te olete jäänud nagu mingisse rattasse kõndima. Te kordate kas ühtesi samasid vigu, te kordate mingisuguseid situatsioone kogu aeg ja praegu tuleb väga tugevalt, väga teravalt esile need kordusmärgid suhetes. Ja te ei saa ennem siit välja, kui te lihtsalt astute ja kui te lihtsalt astute sellest ringist välja, sellepärast, et muidu te jäätegi. Noh, te saate küll vahepeal siia, eks ole, samas see saatuse ratas on, aga kuna ta on sellise kaardi kõrval, siis ta sageli tähistab sellest suletud ringist armastuse vallas. Samas on väga head perspektiivid, väga head soovide täitumised, kui te soovite midagi selles armastuse vallas, siis need täituvad. Aga te peate ennem saama välja nendest korduvatest jutumärkidest, kus on vahel see sõna korduvad vead ja ikkagi väga olete oma silmad millegi ees kinni pannud. Aga teid ootab ees aeglane, aga väga kindel kasv armastuse hulgas. Siin ei tulnud ühtegi isikukaarti, mitte ühtegi. Ja järelikult siis praegu need energiad on üleval sellistena. Võtame teise rea veel. Täiskuu, oktoober 2025 energiad armastuse suhtes. Me ei räägi siin seda, kas midagi tuleb või kas midagi on. Ma annan teile lihtsalt praegu juhiseid nagu nende kaartide põhjal, eks ole, et mis on. Ma läksin jälle siia vastu. Nii, valdav osa ühesõnaga on millegi pärast armastusega seoses praegu sellistes väga egoistlikes energiates. Ma ütlen veel kord, et väga keerulised, ma ütlen lihtsalt nii, mida need kaardid näitavad. Väga keerulised ja väga rasked energiad on praegu üleval. See on elu loomulik osa. Me ei saa olla kogu aeg ainult palmid ja valge jahune liiv ja sinine meri, eks ole, ja soe troopiline õhk ja me peame olema ka siin külmas võib-olla ka oma hingeliselt. Ja praegu tundub, et nähakse tegelikult ikkagi nagu mingit mahakukkumist, mingit mahajäämist, mingit leina, mis ei ole, lein on ka siis, eks ole, kui suhe lõpeb, meil tuleb leinata see suhe lõpul. Siin ei ole vahet, kas inimene lahkub füüsilisest maailmast või ta lahkub teie elust, see on lein. Ja mulle tundubki, et olete jäänud nagu kuskil need, kellel on, tegu on kollektiivse lugemisega, eks ole, et need, kellel on siin nagu mingi suhe lõppenud ja see suhe võib-olla on lõppenud võib-olla 2 tagasi, siis ikkagi nagu see on minevikus, ikka väga tugevalt istutakse ja nähakse tõesti ikkagi seda nagu 3, mis on selja taga, need karikad tegelikult, need on püsti. Need on küll tühjad, need tuleb uuesti täita, aga nad on püsti, nad ei ole maha kukkunud. Aga leiate endast selle jõu, sest tõesti, see jõud on olemas. Ja tundub, et siin nagu üldse, kellel on nagu suhted või kellel on mingi lagunemine või mingi lõpetamine, siis selle täiskuu ajal. Siia tuli ka muuseas välja kuu, eks ole, ühesõnaga, need saladused, need kõik need asjad, ühesõnaga, need tulevad ilmseks ja see mingi jama, mis siin on, see lõpeb lihtsalt ära, sest teis on seda jõudu ja seda, mida nagu leida. Ja te leiate endast selles jõus ja väga palju on teis ka seda väga tugevat, väga egoistlikku, meis on kõigis egoismi, seda me ei oleks inimesed, kui me seda ei ole. Et samas teil on nagu seda naiselikku jõudu ja samas on teist ka seda mees, siia tuli keiser, eks ole, ühesõnaga, ja seda jõudu, et kõik nagu see jama, mis teil nagu nendes suhetes praegu on, kellel on, eks ole,
siis noh, ma arvan, et need, kellel on kõik hästi suhetes eriti, siis noh, need lihtsalt ei vaata mitte ühtegi videot, ka mitte minu videosi ja mitte ühtegi videot need ei vaata. Ja et need sellised saladused nagu tulevad välja ja need lõppevad ära ühesõnaga ja lõpeb nagu see, aga väga-väga suures ja sellises noh, nagu sellises jah, nagu leina energiates. See on praegu niimoodi, see on sügisel on üldse sellised masendavad energiat. Nii, vaatame nüüd natukene, et kuidas ma nüüd esitan selle küsimuse, et kas, mida on oodata armastuse alal? No, on ikka küll oodata, jah. Et see prints seal valge lobusel tuleb, kirjad, lilled. Ja siis on siin üks auade poiss, kes toob mingid sõnumid. Need sõnumid ei ole sellised, noh, nagu ta viskab nagu selle saua siin, eks ole, õhku, aga see ei ole veel kuskile, me ei näe siit, kuhu see jõuab, eks ole. Et need sõnumid, mida te võite nüüd praegu kelleltki saada, et need on sellised, need on olemas, need on valmis kirjutatud. Võib-olla ei ole veel seda saatmise nupu peale vajutatud ja need lilled on nagu noh, ütleme, noh, ostetud ei saa olla, eks ole, siis võib-olla nädala pärast on need lilled närtsinud, aga lihtsalt need on nagu mõttes olemas selle inimese käest. Aga me veel ei tea, eks ole, kuhu see sau maandub. Et niimoodi, aga need tulevad, aga kuhu see tulemus viib, see ei ole praegu teada. Jälle minu teine lemmikkaart tuli täpselt samamoodi 2 korduvat kaarti. Mitte midagi paremat kaarti minu meelest ei saa olla, ühesõnaga, kui on kellegi jaoks olete. Te olete kellegi jaoks juba olemas see pentaklite kuninganna ja siin ongi niimoodi natukene sellist võib-olla poisilikku energiat on nagu selles inimeses, kes soovib teieni tulla. Aga ta ei ole ennast nagu nii-öelda veel avalikustanud. Võib-olla te suhtlete kellegiga, võib-olla see on teie kolleeg või noh, et me ei tea seda täpselt ühesõnaga praegu veel. Ma segan natuke neid kaarte siin veel niimoodi. Ja siis vaatame ühe kaardi veel ja siis vaatame nagu raha ja töö kohta. Selline lõbus periood, nagu siin on täpselt, et see on ka nagu muretu energia ja selline lõbusa see tähistamine, ma ei ütle, et see tähistab, muidu kui on 3, eks ole, suhetes, armastuses, siis väga sageli tähistab 3. osapoolt, aga siin selles ladumises ma ütlen küll, et see ei tähista sõnaga ja teil ongi nagu vaja sellist lapsikut rõõmu ja sellist tähistamist ja sellist noh, elu võtmine võimalikult vabalt. Ja noh, niimoodi, ja kui te ootate mingisuguseid sõnumeid kellegilt, siis te saate need sõnumid. Nii et võtke jah seda täiskuu perioodi aga ma ütlen veel siia selle täiskuu juurde niimoodi, et kirjutage siis jälle oma soovid üles, eks ole, ja siis pange paberile väga konkreetselt. Sellepärast, et soovidel teil tuli siin ka kuskil siin eespool soovide täitumise kaart, nii et soovid lähevad täide. Ja siis, aga need lähevad täpselt täide niimoodi, nagu teie seda soovisite. Niimoodi, et oi, ma tahan endale ma tahan nii jubedalt endale autot, eks ole, ühesõnaga, aga siis võibki niimoodi, et te saate selle auto, eks ole, aga selle autoga te sõidate lihtsalt võib-olla ainult remonditöökotta ja tagasi kogu aeg niimoodi, et pange siis sinna kirja, et ma soovin täiesti korras autot ühesõnaga ja noh, võimalikult täpselt seletage see asi ära. Nii et siis noh, see oli lihtsalt näide. Nii, mida siis sellel täiskuu perioodil soovitavad teile peaingli tarokaardid armastuse vallas? Keiser. Stabiilsus ja efektiivsus, olukorra üle kontrolli saavutamine, ambitsioonikad plaanid. No, ega siin osadele kindlasti tuleb see keiser küll siia, jah, nii et ja lahendused.
edu, mis kaasneb õiglase kompromissiga, enesevalitsus ja kannatlikkus, andestav ja tervendav energia. Kui te ei ole siiamaani nagu neid lahendusi näinud, siis need lahendused tulevad ja need lahendused saabuvad. Nii, ma kasutan neid kaarte nüüd edasi. Vaatame nüüd täiskuu energiat. See tuleb natukene pikem video, aga las ta tuleb sellepärast, et täiskuu energiat tööalaselt kollektiivile. Vaatame nende kaartidega edasi, muidu ma neid kaarte nii vähe kasutan. Karikate kuninganna. Kuula oma südant, armastus kodu ja pere vastu, usaldusväärne psüühiline teave. Te saate mingisuguse teate seoses tööalaselt. Ja see on samamoodi, et näiteks kui te soovite vahetada, ma tegin just vahetult ennem seda ühe eraladumise. Ma tervitan sind, sa tead kindlasti, kes sa oled, ja seal tuli ka seoses tööga Rafaeli kuninganna. Ja see on nagu armastust ja soovide täitumist ja sellist täis. Näiteks inimesed, kes te soovite vahetada omal töökohta, soovite alustada eraettevõtlusega, palun tehke seda, ärge kartke. Ja ma ütlen nii palju veel, eraettevõtlusega tasub alati alustada, sest siis te ei saa võib-olla aastate pärast öelda, et ma ei teagi ju, mis oleks tulnud, ma ei proovinud, kes ei riski, see ei joo šampust, kõik firmad ei jää püsima, see on enesest mõistetav, muidu olekski ainult firmad eraettevõtlus, eks ole, ja proovige, võtke endale need riskid ja tehke. Nii, mida veel tööalaselt nagu soovitatakse? See ongi soovide täitumine, karikate 9, soovi midagi, unistused täituvad, elurõõmus aeg. Ja samamoodi, kui te soovite näiteks endal praegusel töökohal ametikõrgendust, palgakõrgendust, aga minge ja küsige, sellepärast, et ega siis teile, kuulge, näidake mulle see eraettevõtja või riigiasutuses või ükskõik millises asutuses see boss, kes tuleb. No tullakse vabatahtlikult, kuule, ma tõstan su palka. Ega seda nüüd eriti ei ole, eks ole, võib-olla 10 000 juhust, võib-olla 10, eks ole, 10 000, aga mitte ükski ülemus ei hakka seda ise tegema. Siin on jälle jah natukene, sa saad olla vaba, tee julge valik muuta oma olukorda ja selguse puudumine. Ärge kohelge mitte midagi. Kui te soovite vahetada seda töökohta, siis vahetage eraettevõtlusega alustada soovite ja tehke ühesõnaga, see puudutab ainult tööd, eks ole. Ja loomulikult, et me kardame kõik, meil on mingid kõhklused, kahtlused, eks ole. Mina 13 aastat tagasi alustasin, siis olid hoopis teised ajad ja ma ei ole seda mitte hetkegi kahetsenud, sellepärast, et on väga keerulisi aegu olnud ja tegeleda raamatupidamise firmaga, siis neid on ka väga palju. See on vist minu meelest konkurentsid, on vist teine firma üldse Eestis, eks ole, keda on nagu kõige rohkem. Ja niimoodi, et ärge kartke ja alustage ja kui olid keerulisemad ajad, siis oli mul midagi muud kõrval, tegin midagi muud. Aga see on nagu alati olnud. Ärge kartke, absoluutselt ärge kartke ja ärge kõhelge aga pange oma soovid väga konkreetselt ja uued algused. Kes soovivad kindlasti väga-väga paljudel siin, kuna tegu on jälle kollektiivse lugemisega, eks ole, tööalaselt. Kas saate seal firmas, kus te praegu töötate, uued algused või kui soovite alustada midagi uut, siis jumala eest alustage. Vaatame natukene raha ka, et mida need ma ei võtaks tegelikult, vaatame, kuidas läheb nagu materiaalselt ja rahaliselt nagu edasi. Siis nagu, mis on need oktoobrikuu täiskuu sõnumid, siis nagu teile. Teil ei ole jah nagu vist sellist eraldi, aga on ka. Saamine ja võtmine on tasakaalus täitsa, kuigi te vahepeal jah, nagu kahtlete jälle, eks ole, seda kaarti minu meelest see on jah, siin nagu teist korda tuli see välja, aga eks me kõik ju ühesõnaga meis on seda energiat ja võib-olla niimoodi ja preester, ülempreester, ühesõnaga niimoodi, et
ei ole ka mitte midagi halba. See on väga oluline kaart selles reas, puudutas raha, eks ole, sellepärast, et teate, minu moto on nagu olnud nii oma firma loomisel kui ka üldse tegelikult elus, suhetes, armastuses. See lause on mind väga palju aidanud ja ma arvan, et aitab ka edaspidi, kindlasti aitab, mitte ma ei arva, ma tean, et aitab. Et see on eriti oluline nagu, või see puudutab seda ütlust, et selleks, et saada, selleks tuleb ka anda. Ja see puudutabki võib-olla seda, võib-olla meie töötamist ja meie tasumist võib-olla selle eest, et tasuta lõunaid, kallid inimesed, kallid sõbrad, ei ole lihtsalt olemas. Ja te ei pea mitte midagi tegema tasuta. Tegelikult, kui te teete oma mingisugust, kui te ka, ma ei tea, mida iganes siin mingi ettevõtlusega tegutsete, eks ole, ja loomulikult, et te teete oma tööd. Seal ei ole vahet, kui palju sinna aega läheb, kas läheb sinna 5 minutit või 5 minutit ei lähe muidugi kunagi, et siis te saate ka ise. Kui te annate, siis te saate vastu ja tegelikult see kehtib ka armastuses. Sellepärast, et kui me ainult anname ja me mitte midagi vastu ei saa, siis loomulikult, et see suhe, see lihtsalt kukub kokku. Ja samamoodi on ka tööga ja me teeme kõik oma tööd ja me ei tee tasuta tööd. Näidake mulle palun see inimene, kes teeb ja kes teeks tasuta tööd. Näidake mulle seda, ma tahan näha seda inimest. siis lihtsalt, et see ei ole nagu niimoodi ühe sõnaga, et jaa, heategevus on ka, aga see on hoopis teine valdkond ja muuseas inimesed, kes annetavad. Ma tahaks tegelikult teha täiesti eraldi annetuste peale, eraldi lugemise ja ma lähiajal tahaksin väga oma Facebooki lehele nagu panna sellest annetustest, et see tegelikult on ka omamoodi, see on tegelikult ju ka nagu tasuta andmine millegi jaoks. Tegelikult sellel on ka väga suured sellised, see on väga suuresti seotud karmaga tegelikult üldse need annetused ja samas ka tasuta töötamine. Eks ole, nii et seal on nagu, sest seal ei ole see saamine ja andmine tasakaalus. Nii, ma ei võtaks siin ausalt öeldes üldse nagu rohkem edasi. Vaatame, mida nüüd ütlevad nagu need haldjakaardid siis nagu sellesse oktoobri täiskuu perioodi. Võtame siit 2 kaarti. Lootus. Lootus on alati olemas, isegi kui me seda ei näe. Optimistlikud ootused aitavad muuta negatiivse olukorra positiivseks. Ka isegi siis, kui me võib-olla ei näe mitte midagi, kui me oleme nii maas, et kui me peame ennast püsti ajama seina najal, voodi najal, siis tegelikult alati on valguskiir olemas. Alati, ärge kaotage mitte kunagi lootust. Mitte kunagi. Lootus sureb viimasena, eks ole. Nii, ja siis siin tuli, alguses ma arvasin, et ma panen selle kaardi tagasi, et ma teen natukene trikki, aga olgu. Ennustamine. Tunneta oma intuitsiooni, mis on praegu eriti tugev. Sul on võimalus oma praegust olukorda kristallselgelt näha. Mul oli siin just ka üks eraladumine, kus tuli välja ülempreest rinna ja siis ma küsisin selle käest, et miks sa küsid nagu, miks sa pöördud minu poole, et sa tead ise väga hästi ja palun minu vaatajatel, kes siin vaatavad, teil on väga suur intuitsioon olemas, siin tuli ka kuskil ülempreest rinna vist välja või ma ei tea, kus tuli, ülempreester tuli väga suur. See ongi võib-olla tegelikult üldse selle sügise ja selle sellise energia nagu või tähendab energiate üks põhiline märksõna ongi see, et kuula, mida sinu sisehääl sulle ütleb. Mida sinu intuitsioon. Meil on kõikidel see olemas. Kõikidel, absoluutselt kõikidel. Õppige seda siis kuulama ja kuulma. Nii, mida ma siis siin veel
veel siis natukene paneksin või mida me vaataksime. Paneme lihtsalt veel nagu üldiselt sellist asja siin. Paneme üldiselt. Maailm. Karikate 10. On ka soovide täitumine, perekond. Kõik hakkab väga kiiresti liikuma. Aga siin on nagu niimoodi, et kõik, mis on nagu saatusest määratud ja osadel võivad siin tulla, kui te soovite reisile minna, siis võtke see ette, valige endal see reis välja ja siin võib, need energiat on väga head praegu ja pühenduge kodule, pühenduge perekonnale ja millal siis veel mitte, kui praegu on sellist, tuleb hästi palju sükest tubast aega ja külastage oma lapselapsi, oma lapsi, kõike, et need on väga heas seisus on nagu see, aga vaadake, see on natukene, ma pean seda natuke väikseks hoiatuseks, vaadake, et te suudate seda ohjes hoida. Ja mul millegi pärast tuli praegu siia selline ühesõnaga nagu selline, et ärge nagu seadke endale sellist eesmärgi, et vaadake, et kui ma nagu teen seda, siis ma saan selle. Et kui ma teen nagu seda valget, et nagu seda, ma ei oska seda seletada, miks pärast mulle tuli selline lause, et kui ma teen näiteks, kuidas ma seletan seda nüüd hoppikene, tahaks seda võimalikult lihtsalt teha, et ärge võtke endale nagu sellist sihti nagu, et kui ma teen näiteks selle asja ära, siis ma saan selle järgmise, et siis mulle saabub see hea. Ja kui ma teen nagu järgmise asja, siis mul saabub järgmine hea. Et ärge võtke nagu seda, hästi paljud mu eralugemistest tulevad ka need asjad välja, et kui ma et ma sean endale nagu mingid eesmärgid selle eesmärgiga, et kui ma teen selle asja ära siin elus, siis ma saan selle. Aga võtke seda asja nagu niimoodi sujuvalt, et ärge seadke endale nagu selliseid eesmärke, et kui ma teen selle ära, siis ma saan selle. Ei, võtke elu lihtsalt, elu peab olema voolamises, võtke seda voolavalt, võtke seda vabalt ja eesmärgid peavad olema ja soovid peavad olema konkreetselt, aga ärge kinnistuge sinna ja ärge mõelge seda, et mu elu läheb siis paremaks, kui ma teen selle asja ära. Ja siis ma võtan järgmise asja ette ja siis ma teen selle asja ära. Ei, see ei ole niimoodi. Võtke elu vabalt, võtke voolamises ja kõik hakkab suurepäraselt laabuma. Kui natuke kiireks läheb, no las ta siis läheb, eks ole, hoiate ikka kinni sealt neid hobuseid. Olgu nii. Olen Auli ja mul oli väga meeldiv teiega siin olla ja jagada seda informatsiooni, mida rääkisid kaardid, mitte mina. Mina kanaldan seda lihtsalt kõike läbi universumi, läbi kõiksuse. Võtke seda ise, kuidas te tahate. Ja nii see lihtsalt on. Laikige, kirjutage kommentaare, teilige mu lehte, see ei maksa teile mitte midagi. Leidke üles ka mu Facebooki leht ja imelist täiskuud ja sügist ja oktoobrikuud. Tšau, tšau!